tervist! Täna Mustamäe Avatud Noortekeskuses on külas Väike-Ismäe raamatukogu juhataja Marele Kirman. Tervist! Tere tulemast meie noortekeskusesse. Ja see aasta on Eestis raamatuaasta. 500 aastat tagasi ilmus esimene raamat eesti keeles. Õige. Ja. Niis, Marelle, hakkaks teie küsida, et mis on siis teie plaanid raamatukogus selle raamatuaasta raames? No kuna see teema-aasta on ju tegelikult niivõrd tähenduslik kõikide raamatusõprade, raamatukogude jaoks, siis oleme pannud senisest suuremat rõhku erinevatele väljapanekutele ja katsume kutsuda noori rohkem, et tulge. Ja just, et meil on ju raamatukogusid üle terve linna on väga palju. Iga linnaosa on kaetud ja võimalused on erinevad, et tasub tulla läbi. Ja ürituste raames on meil lugemisklubi. Näiteks nüüd nädala aja pärast, 11. märtsil on Südalinna raamatukogus kell 4 on siis noortele lugemisklubi ja nad loevad siis koos ühte raamatut. See on siis, seekord on Ene Sepp Eestluse valem ja mis ongi just tore see, et kui noored loevad ühte sama raamatut ühe korraga, siis see, kuidas keegi sellest aru saab, see on, igal ühel on nagu erinev arvamus ja erinev arusaam. Just need arutelud on minu arust väga lahedad. Ja. Väga hästi ja huvitav tegelikult. Ja, just, et ma ise pean ka raamatuklubi läbi, aga see on pigem temaatiline, kuna kohati on raske saada kätte sama raamatut kõikidel osalejatel. Aga Südalinnas on just, et on keskendutakse iga kuu erineva või samale autorile ja samale teosele. Ja siis peale seda lugemisklubi, kas on plaanis mingid projektid, mis on suunatud just noortele? Meil on iga-aastased projektid, mis on siis seotud kirjanike ja laste ja noorte kokkuviimisega. Et on, me siis lepime kokku kirjanikuga, kes siis on nõus tulema raamatukogudesse kohtuma siis mingi teatud vanuseklassiga. Ja me siis saadame koolidesse õpetajatele kutsed, kas nad oleksid nõus osalema ja neid toetab siis Kultuurkapital, neid projekte. Aga kuhu siis võiksid noorid pöörduda, kui nendel on huvi teie projektide kohta? Noored võivad alati pöörduda meie raamatukogudesse. Samamoodi saavad nad erinevat informatsiooni meie koduleheküljelt ja ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Nii, aga me paneme siis kõik kirja video all, siis kõik leiate kirjelduses. Nii, aga kuidas on teie arvates viimastel aastatel raamatuid lugevate noorte arv muutunud? No ma siin vaatasin natuke statistikat, et tegelikult noortele suunatud kirjandust on paraku vähenenud. Ehk siis ilmub vähem raamatuid, kui on varasematel aastatel. Ja me teame, et noored loevad. Me saame seda justkui statistika põhjal kindlaks teha, et nad loevad, nad tulevad, laenavad. Aga just, et ma ei saa öelda, et see protsent nüüd väga suur on, aga ma ei saa öelda, et ta ka väga väike on. Et alati saaks rohkem, alati saaks paremini, aga just, et nad käivad õnneks ja tulevad ikka vaatama. Aga küsiks ka, et näiteks mis keeles näiteks noored rohkem lugevad, kas ikka eesti keeles või mõned võib olla inglise keeles ka? Ja, see on väga hea küsimus, et siin nüüd ongi viimasel ajal märgata seda tendentsi, et kuna eesti keeles ilmub vähem noorte kirjandust, siis eelistatakse rohkelt ka juba inglise keelt. Ja me katsume alati raamatukogudesse tellida erinevat inglisekeelset kirjandust. Et see kõik sõltub sellest, kui palju ruumi on ja Liivalaias on meie suurim inglisekeelsete raamatute valik. Ja
jah, me üritame võimalikult palju, aga seda on tõesti märgata sellepärast, et eesti keelde ei taheta väga palju tõlkida. Väga vähe ilmub tõlkekirjandust just noortele ja nad ju loevad väga vabalt inglise keeles, et ja, et see on ju tore ka sellel põhjusel, et nad ikka peavad koolis õppima inglise keelt ja siis kasuks tuleb ka lugemine on väga suur abiline keeleõppel, tõesti. Aga kui siis rääkida žanridest, et kas on praegu mingi kõige populaarsem žanr, mida loetakse noori? Meie oleme neid tähelepanekuid teinud, et fantaasia on pigem see, mida eelistatakse. Ja just, et oleme üritanud ka nagu tagasisidet saada, et aga miks sa just seda eelistad. Siis tuuaksegi päris palju välja, et kuna elu iseenesest tekitab, on pingeid, on probleeme, et siis ei taheta seda veel raamatust hakata lugema. Et pigem ongi see, et sa võtad selle raamatu ja sa justkui lähed oma sinna võlumaailma ja oled seal nagu hoopis teine inimene. Ja välisautoritel on tõesti palju fantaasiakirjandust ilmumas, aga Eesti raamatud on ka head, aga võib-olla nad kirjeldavad liiga palju neid probleeme ja muresid. Et jah, tahetakse ikka pigem sinna fantaasiasse minna. Ja see selles mõttes, et noortel on praegu teised muresid olemas. Ja siis vähemalt, mulle ka praegu ka veel rohkem meeldib lugeda need fantaasiaraamatuid. Ja et ikka see, nagu te olete öelnud, see nagu uus fantaasiamaailm, mis on just sinu pea sees. Ja siis sa mõtled, et sa on mingi kas printsess või mingi siuke. Ja. Aga siis, kuidas te arvate, miks mõned noored ei loe raamatuid, kuigi nendel on võimalus? Mina tahan alati mõelda nii, et nad ei ole leidnud seda õiget. Sest et kui ma nüüd toon jälle enda näiteid, et näiteks minu enda poeg, kes ei tahtnud absoluutselt lugeda. Koolikirjandus täiesti, ei, ma ei taha. Aga mingi aeg ta avastas. Ja kui sa leiad selle õige, mis sind köidab ja paelub, et sa tunned, et just see, ma ei saa seda käest ära panna, sest et ma tahan seda lugeda, ma tahan teada, mis seal juhtub. Siis tegelikult see on üks selline väga hea näitaja, et sa kindlasti leiad midagi veel. Et tuleb katsetada, mitte nii, et võtad ühe raamatu ja see on igav, tuleb katsetada erinevatega. Ja need, kes näiteks tunnevadki, et see raamat kuidagi ei köida, proovi midagi muud. Võta näiteks on graafilised romaanid, koomiksid, neid on väga lai valik, et katseta millegi muuga ja ära anna alla. Just midagi, kindlasti iga ühe jaoks on seal riiulist midagi olemas. Ja see on nagu sama nagu muusikažanridega. Et ikka näiteks, kui sa oled loenud mingi klassikaraamatud ja sa mõtled, et on väga igav, mingi raskes keeles kirjutatud, aga tuleb siis leida, et nagu tuleb koomiksid näiteks. Mulle väga meeldivad koomiksid. Ja praeguseks on väga palju raamatut ikka poes ka, et kas mingi moebrändi nagu kohta või muusikute kohta. Et olen teiega nõus, et lihtsalt tuleb leida midagi, mis on just sulle. Just täpselt, mis on sulle. Et ma saan aru õpilastest ka, kes võib-olla see koolikirjandus on neid ära hirmutanud. Et ta peab seda lugema, ta on justkui sunnitud lugema seda, ilmselt ongi. Aga just, et loe hingega ja tõesti, et anna iseendale võimalus tulla ja valida midagi juurde ja sa reaalselt tunned, et hea küll, see kooliraamat võis olla igav, aga ma loen sinna midagi, mis mind ka kõnetab. Ja võib-olla mingid sellises mõtted noortel tekivad, et nagu mingi situatsioon, mis olid toimunud toel ajal, aga midagi on sarnane sellel aastal näiteks või noortel on midagi sarnane nende situatsioonist. Et ikka nende klassikaramatust on sellised asju, mida saab nagu pärast õppida või lihtsalt, et... Ja, tegelikult klassika ju, miks lapsed klassikat loevad, ongi see põhjus, et
nad peavad ju aru saama nendest tekstidest, mis tol ajal loodi. Et just, et analüüs on nende jaoks see, mida nad peavad sealt välja lugema, kuidas nad saavad aru sellest. Ja aastasadu vanad tekstid võib-olla mõtlevad küll, et miks ma seda loen. Aga tegelikult see tuleb sulle endale kasuks ja sa nagu mõistad, miks neid raamatuid on siis niimoodi kümneid aastasadu kogu aeg loetud. Meie keegi ei ole ju neist pääsenud, et kõik me oleme need läbi lugenud. Ja samas need vanad sõnad, et ikka rohkem saad teada saada. Et mulle näiteks ka lapsepõlvest väga meeldib siis, kui ma leian mingi vana sõna või ma lihtsalt ei tea seda sõna, siis ma hakkan kas seda guugeldama või kas seal on nagu kuskil kirjas seda. Ja siis ikka ka läheb kasuks, et leiab midagi uut. Muidugi. Ja. Aga siis mida saaks teie arvates teha näiteks, et rohkem noori lugema hakkaks? No, ma arvan, et ka sellised noortekeskused, kus noored kohal käivad, et kui on mingid raamatud kuskil taustal esialgu, on hea mõte. Ja just, et sellised taustaelemendid võivad tihtipeale just huvi hakata mingil ajal pakkuma. Ja üks asi, mille peale ma veel mõtlesin, et koolides on ju need lugemiskontrollid, aga õpetajad võiksid ju teha ühe sellise tunni sellise, et vabal valikul raamatuid loevad ja siis hakkavad üksteisele tutvustama. Ja kuigi öeldakse, ära vali raamatut kaante järgi, siis tegelikult see kaas ikkagi peab ka siin mingil määral kõnetama. Ja just, et kui sa näed seda kaanepilti, sa kuuled seda, kuidas seda raamatut ise loomustatakse. See on tegelikult mängib suurt rolli. Ja ma arvan, et kui nüüd iga õpilane klassis tutvustab mingit raamatut, siis tegelikult ju natukene ikka tekitab huvi küll. Ja just, et usun, et siis paljud ikkagi mõtlevad, et ai, ma tahaks seda lugeda, ai kui huvitav. Ja näiteks olime ühte asja teinud üks kord meie noortekas, et me oleme võtnud erinevad raamatud, erinevad žanridest ja panime seda peale kaanet, ehk siis ei ole üldse nähtav seda raamatu nimi, aga me oleme kirjutanud ka seda väikene kirjeldus. Et selles mõttes, et sa ei tea autorit, sa ei tea nimi, aga väike kirjeldus sul olemas. Ja siis sa võid lugema hakata ja siis kas rohkem, nagu kas pärast seda, kas ilmub tahe või mitte seda lõpuni lugeda. Aga siis kas võib-olla teil on mingi nõu anda, et näiteks kui noortel on näiteks raske lugeda, et kuidas võib-olla saaks seda lihtsustada, seda protsessi nendele? Ma arvan, et eakohasus ei ole alati märksõna. Need, kellel on raske lugeda või raske keskenduda, raske valida, võivad ju ka lugeda raamatuid, mis on noorematele. Et ei pea alati lugema eakohast kirjandust. Jällegi, tule loe koomikseid, tule vaata, mis sind kõnetaks. Mina loen lasteraamatuid praegu. Et ma arvan jah, et kui sulle öeldakse, et näiteks sa käid 6. ma ei tea, 9. klassini, keegi ei keela sul ka lugeda noorematele mõeldud raamatuid. Sest et kui sa nüüd tuled, lähed laste osakonda raamatukogus, meie ei ütle sulle, et oot, poiss, kus sa nüüd lähed, ei tohi võtta. Me ütleme just, et mine vali. Et see võib olla ka mingil määral. Aga jällegi, raamatukogudes lihtsalt tule vaata. See käimine, just need väljapanekud, mida meil tehakse, temaatilisi uudiskirjandus, see peaks ikka kõnetama küll. Ja ma usun, et igaüks leiab midagi. Aga kuidas siis võiks noori rohkem inspireerida lugeda? Kui noored tulevad raamatukokku ja nad ei tea, mida nad tahaksid lugeda, siis meil on väga head lugemisblogid, kus leiab märksõnade põhjal erinevad kirjandust ja ka vanuseklassile vastavalt. Meil on siis eraldi ongi noortele ja lastele blogid ja siis on ka täiskasvanutele.
ja alati raamatukoguhoidjad aitavad ka, kui on vaja midagi väga erilist, et mingid kriteeriumid on antud koolides või midagi. Aga blogid väga head, just materjali leiab sealt, mida siis kasutada, kui soovida leida endale täpselt see märksõnaga, et põnevus, sõprus, kõik sellised asjad, et. Ja see näiteks, kui sa hakkad sa tahad mingi filmit vaadata ja siis on hea, kui leheküljes on näiteks saab valida just need žanrit ja mingi siis sinna teeb. Just sellepärast, et riiulid on ju kirjud ja laiad, et kui sa ütled meile selle pealkirja, mida sa tahad, meie aitame sul kohe leida. Et sina vaata blogi ja tule raamatukokku. Ja see on väga hästi siis. Ma mäletan, et kui ma olin siis laps ja ma tulin esimest korda raamatukogu ja siis ma mõtlesin nii palju raamatut. Kuidas siis ma võiks valida, et siis mul on vaja väga palju aega lihtsalt, et valida, mida ma lugema hakkaks. Kas võib olla mingi, kas siipsik või mingi Egiptuse kohta või dinosauruse kohta või Ederaud mingi raamatut ja siis mõtlesin, et ma tahtsin kõike lugema, aga ma sain aru, et väga palju aega ei ole ja siis võib-olla mulle ei hakkavad meeldima nagu mõned nendest, aga mul just meeldinud need erinevad värvilised kaaned ja siis mõelnud, et see näiteks tundub mingi huvi nimetus. See on tegelikult ongi väga keeruline, et meil ka, kui lapsed käivad ütlevad, et mul on vaja nüüd nii palju lehekülgi ja sellist teemat, siis me alati küsime, et aga mis sind endast huvitab, millest sa tahaksid lugeda, et ma ei anna sulle midagi sellist, mis sind ei huvita. Ütle mulle, mis sind huvitab ja ma aitan sul leida. Et muidugi see on vale arusaam, et raamatukoguhoidja on kõik raamatud läbi lugenud ja teab täpselt. See ei ole nii, me ei jõua. Aga siiski, kuna me nendega raamatutega puutume igapäevaselt kokku, siis me enam-vähem ikkagi orienteerume, me teame ja kindlasti paljusid me oleme lugenud, aga lihtsalt, et me ju saame aidata, et ei pea seal oma silmi nii kirjuks ajama ja kui me anname valikusse seal 3, 4, 5 raamatut, ma arvan, et see on juba päris hea number, kus siis oma valik langetada. Et päris hea, et see mõtlesid, et raamatukogu hoidjad raamatut. Ja, nii arvatakse. Nagu stereotüübid. Aga me ei jõua tõesti, et kui keskmine inimene loeb aastas kuskil 60-70 raamatut läbi, heal juhul, siis ega me ei jõua rohkem, sest meile tuleb ikkagi raamatute kogus, meil on väga suur, mis meil aasta jooksul raamatukogudesse tuleb, et me ei jõua tõesti. Ja võt ühe asjana me tegelikult tooksime välja, meil on ka e-raamatukogu, kus on siis päris lai valik eestikeelset kirjandust, on audioraamatud, on e-raamatud, väga lai valik ajakirju, ka just eelkõige välismaiseid ajakirju, et juhul kui tahta midagi lugemise pärast, ka ekraanilt, et ei pea ju füüsilist raamatut alati kaasa või tarbima, siis ka e-raamatukogud on meil olemas. Ja see on hästi hea mõte, et näiteks kui noor on kuskil metsas või mere ääres, et siis võib-olla paremini siis tuua enda telefonis või iPadis või kuskil, et lihtsalt, et tee raamatut katki. Ja, just täpselt, et see e-raamatukogud ongi väga mugavad just igale poole kaasavõtmiseks. Ja ka see mõte, et on mingid noored, kellel just meeldivad, et kui sul on raamat käes ja siis sa tunned seda lõhna, lehti lõhna on sellised noored inimesed. Ja, aga mõnedel seda ei meeldi nendelt rohkem, kui siis nagu ekraani peal. See on harjumise asi, ma arvan, et ma olen üritanud või katsetanud muidugi mõlemat. Mina olen ka seal paberraamatu tiim, et kes tahab ikkagi seda raamatut käes hoida. Aga just, et suviti ma üsna tihti sõidan rongiga näiteks ja
rongis on ikkagi tegelikult mugav seda ekraani kasutada, et ruttu, see sõit käib nagu selle raamatut lugedes hästi ruttu ja mõnus ajaviide. Aga siis, mis veel on teil tulemas noorte jaoks? Meil on iga-aastane traditsioon, on alati olnud suur projekt Noor loeb, millele me anname siis perioodi, mille jooksul siis noored saavad vabal valikul või siis meie soovitatu põhjal lugeda läbi raamatuid, need registreerida ja kõikide osalejate vahel siis loositakse välja auhindu. Eelmise aasta võitja luges läbi 8-kuuse perioodiga 53 raamatut, mis on ju tegelikult väga hea kogus. 53 raamatut. Ja tal olid need väga erinevate teemadega, ja tema ise ka ütles, et tema eelistab eelkõige fantaasiakirjandust. Just. Et fantaasia on noortele. Ja igal kevadel tähistame ka noortekirjanduse päeva. Praegu veel on teatud üritused ja kokkulepped on sõlmimisel, aga me ootame alati häid pakkumisi ja koostööpartnereid, kellega siis mingid projekte läbi viia, midagi koos teha. Et see on ju koos tegemise rõõm on ju suur rõõm. Nii et oleme pakkumistel avatud. Jah, olete kuulnud, kui olete huvitatud. Aga siis suur tänud teile, Marelle, huvitava vestluse eest. Aitäh, et kutsusite. Ja loodame siis, et see aitab ja innustab noori rohkem lugema või vähemalt hakkama mõtlema selle peale. Ja kindlasti tulge raamatukokku, et raamatukogud on tõesti sellised toredad paigad, kus igaüks leiab omale mingitki tegevust. Et ei pea meil ainult raamatuid lugema. Tulge, olge sõpradega üksi, olete oodatud.